tere ning nüüd siis teeme roherikkus. Ma olen hetkel toas oli hea roherikkus. Üldiselt õues pole eriti soe ilm, kuigi on juba juunikuu ja okei, kalendri järgi on veel kevad. Aga on juba juunikuu, vihma ei saja, eriti soe ka ei ole. Muidugi võiks olla sooja. Õues on 20 kraadi sooja. Ja on juuni teise nädala lõpp, 11 juuni. Juuni teise nädala teisipäev. Jah, 11 juuni. Räägime natuke kliimast. Nagu teada, peaks praegu käima kliima soojenemine. See arvatakse tingitud olevat inimese mõjudest. Ta päris täpselt ei oska öelda. See on ka või ei ole, aga alates tööstusrevolutsioonist on kliima soojenenud 2 kraadi. 19. sajandis siis. 18. sajandi lõpust. Umbes 2 sajandiga on kliima 2 kraadi soojenenud maailmas. Ja see arvatakse olevat süsiniku põletamise ja süsinikdioksiidi tekke tagajärjel. Kasvuhoonegaas, süsinikdioksiid on kasvuhoonegaas ja tõuseb ülesse. Näeb sinna üles ja jääb kinni sinna. Atmosfääri osas juba rääkisime. Ja sellest, kuidas kliima soojeneb. Siis õhk tõuseb, soojeneb. Süsihappegaas on raskem kui hapnik. Tõuseb ülesse. Kõrgele. Õhku. Kõrgematesse kihtidesse sinna. Siis seal. Pilvede tahas, pilvede juurde sinna. Ja siis päike kiirgus tuleb, osa põrkab kilvedest tagasi, osa läheb pilvedest läbi. Siis tõub süsihappegaasi kiht, siis osa põrkab vastu süsihappegaasi, põrkab pilvedesse ja sealt põrkab jälle tagasi ja niimoodi jääb põrkama. Ja osa läheb sealt muidugi läbi, põrkab maapinna pihta ja sealt põrkab vastu süsihappegaasi, põrkab tagasi. Ja siis osa põrkab maapinna pihta ja läheb pilvede pihta ja põrkab seal niimoodi. Neid võimalusi palju. Osa läheb maa pihta ja põrkab tagasi maa pealt minema. Atmosfäärist välja. Neid võimalusi on veel. Maa, pilved, süsihappegaas ja kiirgus. Soojuskiirgus, mis on ühtes ka valguskiirgus. Need on tegelikult ju sama. Mida soojem, seda punasem. Ja külmem, seda sinise. Soojuskiirgus on ja valguskiirgus tegelikult. Ma hakkan nüüd siis suppi saama. Ei soojen, siit tuleb nüüd õhk aurab siit välja. Supp ja õhk igasugune molekul. Rasv tungib alati vee peale, sest rasv on veest kergem ja nad ei segune omavahel. Rasv veega ei segune, rasv läheb vee peale alati. Okei, me rääkisime siin. Tuul on teatavasti õhu liikumine, ma näen praegu õues, et puulehed liiguvad. Tuul on õhu liikumine ja see tuleb siis sellest, et
õhk liigub kõrgema rõhuga alalt madalama rõhuala poole ja siis kui jõuab madalama rõhuala poole, siis tuleb siis päike soojendab üles, siis õhk tõuseb üles ja tekib kõrgrõhkkond ja sealt tuleb õhk jälle ringiga madalamale tagasi, jahtub, langeb madalamale, siis tuleb madal rõhkkond, siis soojeneb, tõuseb jälle üles kõrgemale. Niimoodi ongi need ringid. See siis on see üldine kliima ehk 15 laiuskraadide Lõuna-Euroopa kant. Ja seal on see püsiv kõrgrõhuala tekib. Ja seal laskuvad voolud, siis tekib sinna ühtegu. No, see tekivad ekvaatori juurde tekkis vist. Ekvaatori juurest tagasi 15 püsiv kõrgrõhuala tekib. Ekvaatori juures laskub alla 50. Laskub samamoodi püsiv kõrgrõhuala on ka poolustel. Poolustel kogu hästi külm teatavasti. Ja ma pidin neeldumata kiirguse vahe on siis kiirguse bilanss, see millest ma just rääkisin. Ja siis see oli midagi sellist. Broken heart is so helpless. I'm still single. Okei, võib-olla. Antitsükl on suvel pilvitu, päiksepaistel ilmis aja soe. Talvel külm ei saja selge taevaga. Antitsüklon ehk siis kõrgrõhkkond ja madal rõhkkond ehk tsüklon. Õhk liigub alati kõrgema õhurõhuga alalt madalama õhurõhuga ala poole. Atmosfäär. Õhu niiskus on veeauru protsent, seda määratakse protsentides. Kiirgusbilanss on negatiivne pooluste, sest pooluste paistab vähe päikest ja atmosfääri jõudnud ja jõudmata päikese kiirguse vahe on see siis. Ja pluss siis on siis ekvaatori ümbrus. Tuul tekib õhu liikmisest kõrgema õhurõhuga alalt madalama õhurõhuga ala poole. Täpselt nii. Ja ongi. Õhurõhu erinevus põhja ja temperatuuriga on kihtideks sahtatud atmosfäär. Ja aerosoolid lõhuvad soonikihti. Seal tekib soonikihi lagunemine sellest.
ei. Maalähetanu kasvuhooneefekt on looduslik protsess, aga see on kiirenenud, sest süsiniku hulk atmosfääris on suurenenud. Kasvuhoonegaas on kogu aeg olnud, kasvuhoonegaas on isegi mingil määral vajalik, sest kui kasvuhoonegaasi ei ole, siis ei ole ka, siis on kogu maa külm nagu jääpall on maa. Sellisel juhul, kui kasvuhoonegaasi ei ole. Kasvuhoonegaas soojendab maa. Tegelikult maailma kliimas on ka soojemad praegu. Praegu on pilved, praegu on madal rõhkkond meie siin kohal. On sajupilved. Õues hakkas just vihma sadama. Pole ka näha, et see madal rõhkkond siit lähimal ajal kaoks. Vihma sajab, aga väga sellised suuri musti rõnkpilve ei ole õues. On sellised, ma ei oska ka öelda, need on kiupilved, need on kihtpilved. Ja sellist rõnkpilvi ei olegi, kogu taevas on kaetud mingisuguse pilvehunnikuga. Selliselt, et puhast taevast polegi üldse näha, ainult pilved. Millegipärast arvan, et need on kihtpilved, mitte kiupilved. Need on kihtidena laotunud omavahel peale. Jalgratas on väljas. Okei. Hakkad nüüd siis suppi seda. Ja liha on pagana soolane. Okei. Seekord lõpetan. Muuseas, kõik materjal, kõik millest ma rääkisin, peaks olema üleval. Vähem välja arvatud pilveteema peaks olema üleval minu blogis leonhardblogi.blogspot.com. Käige seal ja siis kindlasti vaadake YouTube'is Cookie Play Studios Leonhardi mängud leht Facebookis, Cookie Play Studios Facebookis. Ka Cookie Play Studios teised saated, blogijate kuningriik, suvine saade see, suveunistus, tehnoloogiasaade Tehnet, tehnoloogia interneti saade, puhkusmängudega mängude saade, roherikkus muidugi, keele- ja kirjandussaade see, mis nimi tal oli, Leonhardi show ja muusikasaade, muusikamaailm ja siis veel Leonhardi muusika, minu erinevad muusikateosed. Ja, aga nüüd ma siis lõpetan. Aga jälle sind uute saadeteni. Tšau! Suvesaade tuleb varsti tagasi. Tšau! Tudu!